Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna ma tahan teha ploffi ja multikeetjas. Mul on varutud valmis siin 250 grammi riisi. See on põhimine ploff, millest ploff koosneb. Ja muidugi siin on sealiha, tailiha. Ja kuna siin pekki ei ole, siis ma ostsin poest ka tükikese Ungari pekki. Siit ma riisun selle noaga, lõikan selle pipra osa vähemaks, äkki liiga piprane, vürtsine ja tegelikult see riisi ploffile halba ei tee. Siin ma võtsin umbes 5 porgandit, need on keskmised porgandid, 1 sibula ja lõpuks maitstan siis zira, vene keeles on ta zira ja soolaga ja võib-olla veel midagi juurde panen. Ja kõige enne ma siis võtan selle peki ja panen siin praadimise programmiga, panen siia potti ja kõrvetan siit selle rasva välja ja selle rasva see hästi tulise panni peal panen siis seda kuubikuteks, jämedamates kuubikuteks lõigatud liha, smoorin nagu selle ära, kõige enne pool ja siis pärast teine pool sellest kogusest. Riisi ma keedan 5-6 või leotan 5-6 veega. Niimoodi, et see leotusvesi on täiesti kristallselge. Ja siis ma, kui jälle tagasi minna, siis kui liha on juba potis, siis ma lisan talle ka porgandi ja kuumutan ja siis sibula ka, maitsestan edasi. Ja siis ma panen vee peale, hautan natukene vett peale, keedan liha pehmeks peaaegu ja siis ma panen riisi peale. Ja siis ma riisi peale panen ka 1 küüslaugu ja ma ilmselt otsin ka paprikat siit kapist. Paprikat panen ka koos porgandiga. Head õnnestumist laual ja küüslaug ka, ilma nendeta ei saa ikkagi ploffi. Nii, siis ma panen ta nüüd praadimise režiimi peale. Готовить тушение на пару. Тушение жарко. Nii, ja nüüd ma panen ta juba sooja. Nii, ja nüüd ma panen siia talle seda peki, Ungari peki koos selle, lõikan koos selle pipraga, sest see pipar sugugi halba ei tee. Muidu võiks ka ilma, aga ploff tahab ka pürti seda saada, seda paprikat ja siis sugugi halba ei tee, kui seda on. Ja siit ma saan sellise sulatada hea rasva välja. Lõikan pooleks ka ja käib küll siia. Nii. Ja nüüd ma lõikan selle, kui see nüüd saab parasjagu nii tuliseks praetud, siis ma selle liha ma leotasin vee, sest veri on siit välja ligunenud. Et siit ma üritan nüüd lõigata sellised parajad kuubikud. Kuskil 1,5 sentimeetrit sellised kuubikud. Nii. Nad praadidest on poolt kokku ka sellepärast. Ma väga väikesteks ei tahagi lõigata.
nii. Siin ma siis nüüd aeg sai siin täis, aga paneme talle aega juurde. Paneme talle vreemet veel juurde. 30 minutit. Nüüd ta lõpetas ära. Nii, paneme talle režiim žarka. Nii, praadimine ja paneme režiim 25 minutit. Sobib küll. Vahepeal ma nüüd puhastan ja tükeldan köögivilja. Porgand on vaja koorida. Ja otsast võtame ära selle osa ja siit alt osa. Nii, siit ma võtan selle lihad nüüd välja. Need sulatatud umberipeki. Ja võtan siit välja ja neid ma esialgu ei jäta siia sisse. Liha nüüd praeb selles potis. Nüüd ma üritan selle porgandi lõikan ühe külje siit ära, selleks, et saada porgand siis nagu istuma maha. Ja siis ma saan teda, nagu öeldakse, lõigata veel kuubikuteks või siis ribadeks. Antud juhul ma teen vist ribadeks. Lisan talle nüüd porgandi ka. On raske panna seda haudumist. Ta ikka alt kipub kõrvetama. Aga need praadida vaja multikeete jääb kuidagi nõrgaks. Suure koguse jaoks jääb ikka nõrgaks. Sellel minul on 800 vatti selle multikeete. Aga ta on ikkagi lahja. Siin näed suure panni peal. Siin saab ikka gaasi täisleegi näest. Ja siin ma ikka saan teil elu sisse. Nii, siin ma lisan veel talle paprika ka juurde. Ja rasv on põhjast nagu hakkab praadima, küpsema, aga ma tahan, et ta hautaks. Ja siis ma panen talle natukene vett põhja. Selleks ma vaatan siit, kui ma segan teda. Siis ma näen, kas põhjas on rasva ja kui rasva on vähe või üle, siis põhi hakkab kuivaks jääma, siis ma panen tingimata vett. Näed, siin ma näen kuiv. Ja ma panen talle kohe vett juurde. Mitte palju. Valmib, ma panen talle kaane ka peale. Siis tal on temperatuur suurem ja teen liha peale. Nii, nüüd ma tõstan selle tulise raetud selle rohvi aluse nõnda nimetatud siia potti ringi.
multipotti. Siin ma sain ta korralikult tule peale. Nii, ja nüüd ma panen siia, selle poti panen siia nüüd tulele. Ma panen selle nüüd siia potti sisse. Ja panen talle hautamise peale. Nii. Tušeenie. Ja aja paneme siis, ta pakub 1 tundi. 1 tundi ehk on palju. Paneme natuke vähem. 50 minutit. Ja paneme ta käima 50 minutiks. Ja nüüd ma kallan talle peale siia keeva vett. Siis kui on riis pandud. Riis on mul nüüd 4-5 korda veega nagu ära pestud. Ja nüüd ma panen ühtlase kihi seda riisi peale siia. Nii. Riis on nüüd peal. Natukene võib teda isegi nii-öelda loodi panna, et ta ühtemoodi enam-vähem on. Siia võib panna peale nüüd maitseained, tsiraad, soola, tsiraad võib juurde panna. See annab hea sellise, ilma selleta ei pidanud olema üldse ploffi. Muidugi pipart võib panna ja nüüd ma panen talle peale tulist vett. Tulist vett panen peale. Muidugi peaks nagu lusika peale kallama, et see vesi läheks ühe koha peale. Auku sisse ei teeks riisile. Et ta on korralikult kaetud see riisiga, veega. See riis töötab selle vee kõik omale pärast. Nii. Nüüd võib panna siia soola. Soola võib juurde panna siia. Nüüd enam ei tohi segada. Pärast saab ka muidugi soola juurde panna. Nii, ma arvan, et aitab. Ja nüüd ma panen siis küüslaugu küüned, mis on suured need suled maha võetud, aga torkan siia sisse. Et ta hakkab nagu maitsestama. Kui on terve pea teil olemas, siis pange terve küüslaugu pea. Nii. Ja nüüd võib kuumuse maha võtta ja nüüd ta hakkab hauduma. Panen poti kinni ja haudumise peal ta... nüüd paneme selle kinni ja paneme ta siis haudumise peale. Tušeenie.
nii. Tušeeni. Ja ajaliselt on, paneme ajaliselt, noh, vaatame ka, mis see on. Paneme starti. Ja nüüd tal siis hakkab haudumine ja 1 tund ja siis peaks valmis olema. Vahepeal võime vaadata, kuidas ta on olukord, kas vett on paras. No nüüd peaks juba valmis olema. Nüüd ma teen lahti ja vaatan, mis siin on. Nüüd muidugi võib katsuda, kas on juba enam-vähem, muidu sõmer on riis. No, ei ole viga. Nüüd võib segada segamini need loorbeerlehed ära võtta siit pealt. Ja segada segamini. Seekord ei pannud ma tomatipastat. On nagu öeldakse valge riis. Näed, siin on liha, siin on kõike päris palju. Muidugi need küüslagud võib nüüd välja korjata. Ja kes keegi siis teine, kes tahab, see maitseb. Sest see küüslagud, need on omaette siukest magusad ja sellised. Nii. Enam-vähem ongi juba segatud. Nüüd võib hakata sööma. Seekord on ilma tomatita see. Siis saab veel 1 küüne. Aga siin on praegu raske üles leidagi seda küünt, nad on nii väga sarnased. 1 peaks veel kuskil olema. Aga selline mahlane pastab olema ja päris huvitav. Ohoh, saigi kätte. 4. ka. Nii. Nüüd ma võtan endale 1 portsu ära. Siin siis minu tänane bluff multikeetjas. Riis on sõmer. Kui meeldis teile video, pange pöial ülespoole. Kohtumiseni.